Tere! Märkamatult on kätte jõudnud suve lõpp ja paralleelselt vilja koristamisega tuleb hakata mõtlema ka rapsi külvile. Ja esimesed varasema külviaega rapsisordid võivad olla juba ka külvatud. Ja selle töö käigus tuleb olla hästi tähelepanelik ja jälgida nälkjate olemasolu siis äsja külvatud või külvi minevas rapsipõllus. Ja üks lihtne ja tõhus abivahend nälkjate kontrollimiseks rapsipõllul on selline matt. See on siis ühelt poolt selline läikiv peegelpinnaga, teiselt poolt selline tume. Ja selle saab siis laotada rapsipõllule ja soovitame seda laotada siis sellisele niiskemale ja varjulisemale kohale, mis nälkjatele meeldib. Et soovitav on siis kindlasti see ala enne niisutada ja panna siis see nälkjate matt sinna maha ja kontrollida seda siis paari päeva järel, kas sinna alla on nälkjaid kogunenud. Et lähme vaatame ühe niiskema koha, kus nälkjas armastab olla ja siin on hea point ka selles, et kõrval on kohe rohumaa, kus tegelikult neil see põlluservast põllu peale tulek on kombeks, et nad armastavadki tulla kas siis rohumaa servast, metsaservast või kiviuunikust ja armastavad sellist mõnusat niisket, samas sooja ja varjulist kohta. Siin on sobiv koht selle mati paigaldamiseks, sest me oleme põlluservas, siin on heintaimed ja selline soodus koht nälkjatel põllu peale ronida ja samas on ka siin maa niiske. Ja kui me oleme sobiva koha leidnud, siis paneme selle mati niiske mulla pinna peale niimoodi, et läiki vooleb ülespoole ja oluline on ka siis see matt ära kinnitada, sellepärast, et siis tuulehoog teda minema ei viiks ja ta oleks ilusti tihedasti vastu mulda, et enamasti on siin mati sees siis 4 auku, võib panna vaiad või siis otsida põllult mõned kivid, nagu mina tegin, ja panna siis vähemalt igasse nurka üks kivi ja jätta see matt siis siia paariks päevaks ja käia niisuguste paaripäevaste vahedega seda vaatamas. Ja muidugi võib panna ka mitu matti.